Koeru Keskkooli TV10 olümpiastarti võistkond valmistub Eesti Kergejõustikuliidu ja Rahvusringhäälingu koostöös korraldatava noortesporti propageeriva võistlussarja viimasteks võistlusteks. Eelmisel aastal võidu kodukooli toonud kergejõustiklased ei puhka võistlussarja 42. hooajal sugugi loorberitel. Esimesed etapid andsid juba nagu aimu, et järjekordselt esikolmikusse me tulla võime. Esimene etapp läks kohe ülimalt hästi ja saime pika eduga liidriks. Teine etapp püsisime ka kindlad liidrid, kuid viimasel etapil siis ei saanud päris täisvõistkonnaga osaleda ja tänu sellele meie põhikonkurent Orissaare tuli üsna kannule. Kui nüüd prognoosida ja vaadata, siis esikolmikust me välja ei lange mingil juhul, aga samas esikohta tahaksime ja oleme võimelised kaitsma ka. Küsisime kahekordselt Eesti meistrilt B-vanuseklassi 60 meetri jooksus ja kaugushüppes ja eelmisel aastal TV10 olümpiastarti mitmevõistluse tüdrukute vanema vanuseklassi võitja Johanna Ilveselt, kes on sellel hooajal haiguste ja vigastuste kiuste näidanud taas väga head vormi. Mis plaanid on järgmisel hooajal? Järgmise aasta plaanideks on kindlasti osaleda Eesti meistrivõistlustel. Kuna TV10 olümpiastarti saab minu jaoks see aasta läbi, siis keskendungi rohkem Eesti meistrivõistlustele ja sellistele natuke suurematele võistlustele. Väikekoolide arvestuse tiitlikaitse Koeru Keskkooli lõplik tulemus selgub 4. etapil Karksi Nuias ja finaalvõistlusel 14–15 juuni Rakveres.